Minu nimi on siis Reili Silman ja mina tutvustan täna teile uuringupunktide ja laboriproovide esitamise veebiliidest. Veebiliides IT-arendus toetas Keskkonnainvesteeringute Keskus keskkonnaprogrammi kaudu. Veebiliidese kasutamine on alates 1. jaanuarist 2021 maavara uuringute esitajatele kohustuslik kasutada vastavalt Maa-ameti peadirektori 2. oktoobri korraldusele, et korraldus on ülesleitav näiteks geoportaalist. Lähme otsimegi selle nüüd ilusti üles. Maardlad ja uuringupunktide labori andmete esitamine. Ja siit on võimalik meil seal korraldus üles leida. Siit on ühtlasi kättesaadav ka veebiliidese kasutamise juhend ja näiteks ka mall-fail näidisandmetega. Ja saame ka veebiliidese aadressi. Nii, võime hakata siis süsteemi tutvustamisega. Esmalt tuleks süsteemi sisse logida. Ma igaks juhuks tuletan siinkohal meelde, et veebiliidese kasutamine on isikupõhine. Kasutaja õiguste saamiseks palume ennast registreerida Maa-ametis. Täpsem info kasutusõiguste saamiseks on juhendis või siis geoportaalis olemas. Sisselogimiseks on erinevaid võimalusi. Lähen praegu ID-kaardiga. Nii, ja peale sisselogimist avaneb meil siis kasutaja töölaud. Alguses teil siin midagi ei ole. Mida rohkem te andmeid ja aruandeid sisestate, seda rohkem hakkab ka teie pilt sarnanema praeguse minu pildiga. Vaikimisi on aruanded järjestatud selle järgi, et mida te olete kõige hiljem siis sisestanud või muutnud. Et mida uuem on aruanne, seda ülevamal pool ta siin on. Aga aruandeid on võimalik sorteerida, on võimalik sorteerida pealkirja järgi, loa numbri järgi, loa nimetuse järgi, samuti esitamise ja kinnitamise kuupäeva järgi. Selgitan lahti ka selle, et kui nüüd aruande taga on selline sinine muudanupp, siis seda aruannet saab veel muuta ja täiendada. Aga kui aruande taha on nüüd tekkinud selline sinine vaatenupp, siis see aruanne on Maa-ameti poolt kinnitatud ja seda enam muuta ei saa. Maa-amet kinnitab aruandeid umbes täpselt sellel hetkel, kui aruande kohta on tulnud välja peadirektori korraldus ja seda korraldust kanname siis registrisse, et siis me kinnitame ära ka teie poolt sisestatud veebiliidese aruanded. On näha, et mina olen siin 13 aruannet sisestanud ja ma põgusalt räägin ära ka sellest numbrist siin, et need numbrid tähistavad veebiliidese aruande numbreid ja on nii-öelda unikaalsed. Oletame, et peale minu ei ole mitte keegi aruandeid sisestanud, et kui ma nüüd teen uue aruande, siis selle aruande numbriks saab 30. Ma hiljem tulen nende numbrite juurde tagasi, siis on võib-olla paremini aru saada. Aga teeme ühe näite, et kuidas andmeid veebiliidesesse esitada. Uue aruande lisamiseks tuleb vajutada siis lisa uus uuringu aruanne nuppu. Peale mida avaneb meil siis üldandmete sisestamise vorm. Tuleks sisestada aruande pealkiri. Siia tuleks lisada uuringu nimetus, mis peaks iseloomustama aruannet võimalikult selgelt. Oletame, et mul on uuringuruum, mille nimi on uus. Ta asub Ida-Virumaal. Ma tean ta loa numbrit. Ma ütlen, et ma olen oma uuringu teinud
1. jaanuaril 2020, et siis märgingi siia uuringu aruande nimetuse umbes täpselt selliselt. Siis märgin ära koostamise kuupäeva, näiteks täna, uuringu teostanud ettevõte, aruande esitaja on nüüd väli, mida muuta ei saa, see tuleb sisse logimisel siia automaatselt. Siis tuleks sisestada e-posti aadress ja jõuame uuringu aluseks olevate lubadeni. Kui uuring on tehtud uuringuloa piires, siis me peaksime linnukese siia märkima. Kui kaevandamisloa piires, siis linnuke siia ja kui muul alal, siis linnuke siia. Võime siin proovida, et sisestame ühe loanumbri. Ja nüüd, kui me vajutame kuskile kõrvale, siis näeme, et siia paremale poole on tekkinud ka automaatselt uuringuruumi nimetus. See tuleb siis registrist siia automaatselt. Samamoodi võime siin proovida kaevandamisloa puhul. Vajutame kuskile mujale ja näeme, et see on Tammemäe 2 liivakarjääri luba. Nüüd võib juhtuda, et te sisestate näiteks uuringu luba, sisestate numbri ära, aga süsteem ütleb, et sellise numbriga uuringuluba ei ole maardlate nimistusse registreeritud. Siis võite julgelt Maa-ametile teada anda, üritame siis loa esimesel võimalusel registrisse kanda. Ja siis saate andmeid edasi sisestada, aga kui te soovite kohe edasi minna, siis võite panna siia linnuke muu puudub ette ja algselt siis lisada siis selle uuringuloa kas siis nime või numbri siia, et siis saab andmete esitamisega jätkata. Nii. Ja kui on mingeid märkuseid kirjutada, siis võite siia lisada neid. Neid saab ka hiljem lisada. Ja kui see esimene vorm on ära täidetud, siis tuleks vajutada salvesta. Ja nüüd saame hakata sisestama detailsemaid andmeid aruande andmete alla. Näeme, et me saame siia uuringupunkte, uuringukihte, laboriproove, fotosi ja protokolle lisada. Esimese asjana on meil tarvis ette valmistada uuringupunktide ja uuringukihtide sisendfailid. Mall oli siin alla laetav, soovitan selle enda arvutisse ära salvestada. Ja teeme selle lahti. See töövihik koosneb 3 lehest, on uuringupunktid, uuringukihid ja nimekirjad. Nimekirjad on selline abiandmete leht, et siit saate stratigraafilisi indekseid vaadata ja samuti uuringupunkti vormi lühendeid ja nimetusi. Et kui me hakkame näiteid tegema, siis ma selgitan täpsemalt lahti. Esimese asjana oleks siis vaja ära täita uuringupunktide mall. Mul on ettevalmistatud failid olemas ja ma ei hakka sellele aega kulutama, aga ma räägin ära täitmise üldpõhimõtted. Siin tuleb ära siis täita punkti number, vorm, X, Y, Z koordinaadid, puuraugu sügavus, veetase, veetaseme kuupäev, katendi paksus ja kasuliku kiipaksus. Punkti number sisestada tuleks siia siis aruandes toodud uuringupunkti nimetus. Näiteks
näiteks on meil need puuraugud sellisel kujul. Või on meil kaevandid, et vastavalt sellele, kuidas teil aruandes on. Ja edasi tuleks siis ära täita vorm. Et ma ütlesin, et mul on puurauk, ma lisan siia juurde, et mul on puurauk ja kaevan siis uuringu kaevus. Need olid siin nimekirjas ilusti olemas ja kasutada saab ainult neid lühendeid, mis siia toodud on. Edasi tuleks ära täita siis XYZ koordinaadid ja sügavused. Nüüd need esimesed 6 veergu on sellised, mis tuleb kindlasti ära täita, ehk et siin ei tohi olla tühja lahtrit. Nende lahtrite puhul siis, kui veetaset ei olnud näiteks, siis selle väärtus või see lahter võib jääda tühjaks. Lahtreid saab täita 2 komakoha täpsusega. Ja ega ma rohkem siin ei oskagi midagi rääkida, et kui andmed on siia sisestatud, siis tuleks mall ära salvestada. Selleks valime fail, salvesta nimega ja paneme talle näiteks uuringupunktid, panete siia näiteks oma uuringuruumi nime. Ja salvestustüübiks tuleks siis failida CSV komaga eraldatud. Nii, seda karjub siia on okei, paneme kinni, jah. Ja teoreetiliselt on meil nüüd see fail valmis, mida me saaksime üles laadida. Ma näitan nüüd enda poolt ettevalmistatud faili. Et siin näeme, et on erinevaid punktinumbreid, andmed saab esitada nii koma kui punkti vormingus. Ja mis tähtis on see, et veetaseme kuupäev on siis ka vormingus päev, kuu ja aasta. Muul juhul ta ütleb, annab süsteem veateate ja andmeid esitada ei saa. Aga proovime selle üles laadida. Selleks on siis 2 võimalust, et võime vajutada siia ja siis siit avada või siis lohistame selle siia. Ja kui see on siin olemas, siis vajutame impordi. Nüüd ta ütles mulle, et importiti 29 uuringupunkti ja hoiatab, et mul veel uuringukihte ei ole. Et nüüd võime ette valmistada siis uuringukihtide faili. Nii, avame faili, võtame see uuringukihid ja hakkame täitma seda sarnaselt uuringupunktide failiga. Siin on siis ära vaja täita punkti number, stratigraafiline indeks, kihi sügavus alates, sügavus kuni, kihi geoloogiline kirjeldus ja plokkide piir. Punkti numbrid peavad siis olema samasugused, nagu meil siin uuringupunktide failis oli. Uuringukihid on nüüd, tuleb siit nimekirjast võtta. Siin on terve suur loend, neid saab siin valida. Ja siis märgime ära kihi alguse, kihi lõpu ja geoloogilise kirjelduse. Nüüd, kui kiht on ploki lamameks, siis me märgime ära siia jah. Ja kui on nüüd selline olukord, et üks plokk on teise peal, siis ütleme, et kasvukiht ei ole lamam. Nüüd see kiht on ühe ploki lamam ja teise kihi ja järgmine kiht on järgmise ploki lamam, et siis saab selliselt ära täita. Ja kui uuringupunkt ploki arvutuses ei osalenud, siis võime selle
siia väärtusi mitte märkida, et siis see ei ole oluline. nii ja kui siia on ka kõik andmed esitatud, siis tuleb samamoodi ära salvestada. uuringu kihid ja siis selle uuringuruumi nimetus. Nii. Ma näitan nüüd jällegi enda tehtud malli. Ega siin midagi väga keerulist ei olegi. Et olen ära märkinud usinasti ka nende plokkide piirid. Ja kui vaatame, lisame nüüd selle uuringukihid ka veebiliidesesse ülesse. Nii, ja impordime. Nii, ja ta ütleb mulle, et imporditi 86 uuringukihti ja et aruande andmed on korrektselt esitatud. Nüüd siin ma teengi sellise väikese kõrvalpõike ja räägin, et praegu on Maa-ametile esitatud aruannete üheks tüüpveaks puuraukude kataloogi ja geoloogiliste kirjelduste tabelite omavahelised ebakõlad. Et tihti on need sügavuse ja kihtide väärtused erinevad ja siis me oleme palunud parandusi teha. Vead on tekkinud ekslikult või on kasutatud ümardamisi, et näiteks ühes tabelis me räägime väärtusest 27,06, aga teises 27,1, et andmed tuleks kajastada igal pool üheselt. Kui me andmeid veebiliidesesse sisestame, siis siin toimub liidese poolt automaatkontroll ja sellised pisivead tulevad kohe välja. Et ma võib-olla näitangi ühte näidet, kus mul on tehtud need CSV failid, aga seal on vead sees. Nii, et kui ma nüüd vajutan kontrolli andmeid, siis ta lööb mulle terve rea hoiatusi ja veateateid. Näiteks vaatame, ta hoiatab mind, et kaevandis 12 on mul veetase puudu. Või ta hoiatab, et kaevandis 10 on mul mitu ühesuguse indeksiga kihti. Et kui on hoiatus, siis see on pigem nagu tähelepanu juhtimine, et ma vaataksin ühe korra veel üle, et kas seal kaevandis 12 tõesti veetase puudub. Kui mul see veetase puudub, siis ma mingeid parandusi tegema ei pea ja hoiatustega aruandeid on võimalik ilusti esitada. Kui on viga, siis viga on nüüd selline koht või veateade ütleb teile seda, et aruannet on vaja muuta. Praegu ta mul siin ütleb, et mul on uuringupunkti vorm tundmatu, kaevandis 2 on mul suudme kõrgus puudu ja midagi on siin kihtidega ka nüüd valesti, et me võime täitsa vaadata, kui me teeme lahti uuringupunktide tabeli. Nii, siis kaevandis 1 on tundmatu uuringupunkti vorm ja me näeme, et tõepoolest mul on siia ekslikult märgitud PK, et see tuleks siis ära parandada. Ja ta ütleb mulle, et kaevandis 2 on mul suudme kõrgus puudu ja tõepoolest mul ei ole siin suudme kõrgust märgitud, aga nagu ma alguses ütlesin, siis need esimesed 6 veergu ei tohi olla sellised, kus väärtust ei ole. Et kui ma selle ära täidaksin ilusti ja andmed uuesti esitaksin, siis veateateid mulle enam ei löö. Vaatame siis neid uuringukihtide tabelid ka. Nii, ütleb mulle, mul on tundmatu stratigraafiline indeks kihil või kaevandis 1. Ja tõepoolest olen ma siin ekslikult kasutanud vanu indekseid,
mida veebiliideses enam kasutada ei saa ja ma peaksin need ära parandama. Samuti ütleb ta mulle, et mul on siin kihil sügavus alates ja sügavus kuni väärtusega midagi nüüd valesti ja et see uuringupunkti sügavus ei võrdu kihi kogupaksusega. Kui ma neid andmeid vaatan, siis ma vaatan, et esimene kiht lõpeb mul 0,3 meetri peal, aga järgmine kiht on mul ekslikult märgitud 0,2 meetri peale. Ehk et ma saan siin kohe need parandused ära teha ja tegelikult ma loodan, et see veebiliidese kasutamine lihtsustab ka kõikide tööd, et neid selliseid veateateid aruande esitamise puhul me ei pea enam kirjeldama. Nii, aga ja ühe asja ma räägin veel ära, et mul praegu on siin need hoiatused ja veateated ühe joruna. Et tegelikult on niimoodi, et kui me sisestame uuringupunktid või impordime need uuringupunktid siia süsteemi üles, siis ta tegelikult juba viskab peale importimist need veateated siia ära, et ei ole vaja hakata mõlemat faili sisestama ja siis hakata siin joru mööda neid vigu parandama, et tegelikult me saame kohe näiteks punktid ära parandada. Nii, aga lähme näite juurde tagasi. Nii. Mul on uuringupunktid, uuringukihid sisestatud. Saan hakata laboriproovi andmeid salvestama. Nüüd laboriproovide puhul on küll see, et info tuleb sisestada otse veebivormile. Selleks tuleks siis vajutada sisesta vaateandmeid ja lisa uus laboriproov. Nii, siin on siis uuringupunkt, uuringupunktid saab siin valikus valida ja siia kuvatakse siis need uuringupunktid, mis te oma uuringupunktide CSV faili salvestasite. Et valime siit ühe uuringupunkti. Paneme talle, lisame proovinumbri. Märgime ära sügavus alates, sügavus kuni ja edasi me saame siis hakata sisestama katsetulemusi. Et on võimalik sisestada purunemiskindlust, külmakindlust, filtratsioonimoodulit ja terastikulist koostist. Me võime läbi teha siin näitena näiteks selle terastikulise koostise sisestamise. Et siia tuleks siis väärtused esitada protsentides ja neid väärtusid saab sisestada 2 komakoha täpsusega. Võime siin andmeid sisestada. Nüüd üks asi on oluline meeles pidada, et need numbrid siit ülevalt alla peavad vähenema, et kui ma nüüd praegu üritan 40 millimeetri sõelale märkida, et seal on tulemus 98, siis süsteem annab veateate, et sellist väärtust ei saa olla. Võib-olla ma räägin ära siin ka selle, et kui meil on nüüd proov on hästi peene teraline ja ütleme kuni 8 millimeetri suurusest sõelast läheb nüüd kogu see proov läbi, siis me ei pea hakkama siit ülevalt alla tulema, et märkima 100, 100, 100, 100, vaid me võime juba siia märkida siis 100 ja need ülemised lahtrid täituvad siis ise automaatselt ja meil tuleks siis ära täita ainult alumised. Nii.
ma näitan ära ka selle, et praegu 2 komakohta veateadet ei anna, aga kui ma sisestan siia 3. komakoha, siis ta karjub mulle, et siin on viga sees. Nii. Ja kui on märkuseid lisada, siis saate siia jällegi märkida. Ja nüüd oluline on see, et kui teil on proovi kohta olemas foto, liivakruusa puhul seda üldiselt ei ole, aga kui me teeksime praegu lubjakivi või tolokivi laboriproovi, siis on ilmselt ka foto ja sellisel juhul me peaksime ära märkima siia linnukese, et siis hiljem saab siia lisada foto siia selle proovi juurde. Nii, aga proovime siis salvestada. Salvestas ära, ütleb mulle siia, et on laboriproov loodud. Kui me tahame seda vaadata, siis vajutame tagasi nuppu ja näeme, et siin on see proov olemas. Me saame seda kustutada ja me saame seda vajadusel ka muuta. Aga ma teen siin ühe laboriproovi veel ja näitaksin ära ka siin selliste automaatkontrollide kohad. Ütleme, et ma olen seal kaevandis 2 teinud mitu proovi ja ma hakkan sisestama. Ja kogemata ekslikult tuli siia siis selle esimese proovi number. Süsteem ütleb mulle, et see proovi number on juba kasutusel ja ma peaksin kasutama mingit muud proovi numbrit. Paneme sellele proovi numbriks 2 ja viga kaob ära. Samamoodi on sügavustega, et kõik andmed on omavahel siis selle CSV failidega seotud, et kui ma nüüd proovin panna siia, et selle proovi sügavus lõpeb 6 meetri peal. Paneme, et purunemiskindlus on 5 ja üritame salvestada, siis salvestamisel annab ta mulle veateate ja hoiatuse, et veateade ütleb mulle, et laboriproovi ulatus ei ühti uuringupunkti sügavusega. Ehk annab märku, et meil on siin lahtris jällegi mingisugune apsakas sees ja see tuleks ära parandada. Kui ma nüüd proovin salvestada, siis see veateade kadus ära. Nüüd annab ta mulle hoiatuse ja küsib mu käest, et kas mul see purunemiskindluse väärtus on ikka korrektne. Kui see on korrektne, siis see võib jääda, aga kui ei ole korrektne, siis saab ära parandada ja ära salvestada. Ja kui veateateid ja hoiatusi ei ole, siis on see muudatus automaatselt ära tehtud. Ma arvan, et ma rohkem siia laboriproove sisestama ei hakka. Pärast võin näidata, et millised pärast ma näitan ühte faili, kus mul on rohkem neid andmeid sisestatud. Aga kui meil on laboriproovid ja olemas, siis edasi on meil võimalik importida siia fotosi ja protokolle. Et ma enne märkisin kaevandi või siis proovi K0201 juurde, et mul on lisada siia foto. Mida ma võin siis siin praegu teha? Nii, ja impordime sisse. Ja samamoodi on siis ka protokollide kohta. Mis tähtis on see, et fotode ja protokollide nimetus peab olema selline, nagu meil juhendis on, et kui ma tahan fotot panna, siis ma saan seda teha ainult kujul fotoala kriips ja proovinumber. Ja samamoodi on ka protokolliga, et on
protokoll, alakriips ja proovinumber. Nii, andmed on nüüd esitatud. Nüüd teen jälle sellise väikese kõrvalpõike, et protokollide puhul me näeme, et neid ei tehta iga proovi kohta eraldi ja tegelikult ega me ei nõua ka seda, et üks protokoll, ühte protokolli lisada siis kõikide proovide juurde, et kui teil on olemas protokolli fail, siis lisame selle ainult ühe proovi juurde ülesse. Ja et kõik kasutajad sellest aru saaksid, et see protokoll sisaldab kõiki proovide andmeid, siis me lähme korraks siia sisesta vaateandmeid tagasi, muuda ja märgime näiteks märkustesse sellise lause, et see protokoll kajastab siis kogu aruande 30 katseandmeid. See aruanne 30 tuleb jällegi siit, kui me lähme tagasi, et see on see meie sisestatud aruanne numbriga 30. Et arvame, et sellega on siis arusaadav kõikidele, et selles ühes protokollis on kõikide proovide andmed. Nii, ma lubasin, et ma näitan ühte sellist sisestatud, kus mul on päris palju laboriproove sisestatud, et saame siin näha, et neid andmeid päris palju on. Ja ega siin väga midagi, väga palju uut infot enam ei olegi, et võib-olla räägime sellest, et andmed saab siin kustutada, tuleb siia prügikasti peale vajutada. Nüüd oluline on see, et kui ma tahaksin praegu kustutada uuringupunkte, siis ma seda teha ei saa, sest andmeid tuleks kustutada tagantpoolt ettepoole, et ma võin näiteks proovida, annab mulle veateate, et ma pean ennem kustutama muid andmeid, ennem kui ma saan uuringupunkte kustutada. Kui kõik andmed on siia üles laetud, siis on võimalik moodustada ka tulemifaile. Tulemifaile saab siis XLS vormingus ja PDF vormingus. Võime siin avada. Nüüd Exceli failis on andmed kõik erinevatel lehtedel. Ja kui me PDF-i avame, siis siin on nad ühes failis. Siis ma räägin korraks veel ühest hõlbustusest, et kui me sisestame terastikulist koostist, siis tulemifailid arvutavad välja ka ehitusliiva ja ehituskruusa kasutusala, et vastavalt määrusele 52 toodud nõuetest. Ja kui see lahter on siin tühjaks jäänud, siis tegemist on kas siis täiteliiva või täitekruusaga. Et võib-olla see aitab ka natukene andmete esitamisel siis lihtsustada olukorda. Ja tegelikult neid tabeleid siis võib välja printida ja lisada siis aruande vahele, kui soovi on.
praegu mul siin midagi rohkem vist rääkida ei olekski. Et ma räägiks ära ka selle, et kuidas geoportaalist neid uuringupunkte leida. Lähme maardlate rakendusse ja kui me paneme siin kehtiv uuringupunkt peale, siis me näeme, et siin on 5. kohas on uuringupunkte näha kaardis, et see tähendab, et need aruanded on ära kinnitatud ja neid on võimalik siis vaadata siin. Nii, samamoodi on neid uuringupunkte võimalik leida ka siit kihiandmete alt. Valime kehtiv uuringupunkt ja on võimalik siis teha otsinguid, et ma tean, et Reili on siin andmeid esitanud. Vajutame otsi ja ta lööb mulle siin terve rea andmeid, et me võime ühekaupa minna kaardipilti või siis kuva kõik kaardile. Samamoodi on võimalik neid leida siis ka pealkirja järgi. Ma tean, et veeadlas on aruanne kinnitatud, aga kuna ma kogu aruande pealkirja ei tea, siis ma panen veeadla 2 tärni vahele, 2 tärni või protsendi vahele ja vajutan otsi. Ja nüüd ta leiab mulle ka need veeadla punktid ülesse. Ja kui me vajutame siia infopäringuga, siis näeme selle punkti andmeid ja siin uuringuaruande vaatest siia vajutades me jõuame tagasi siia veebiliidesesse, kust on võimalik siis andmeid alla laadida. Andmeid on võimalik alla laadida ka zipitud kujul, aga zipitud failis on siis kõik protokollid ja fotod ja siis see aruanne PDF vormingus, et XLS vormingu jaoks on siis vaja teha see laadimine eraldi, allalaadimine. Nii. Ja siis korraks näitan või tõestan ära ka selle, et see uuringuaruande vaade, et ta näitab, et see aruande number on 19. Kui ma lähen nüüd veebiliidesse tagasi, siis ma näen, et veeadla puhul on see number tõepoolest 19. Ehk jõuame tagasi selleni, et loodetavasti on aruanded selgelt kasutatavad või andmed siis selgelt kasutatavad. Nii, aga ma olen nüüd oodatust sutsu kiirem olnud. Ma praegu hetkel ei oska midagi rääkida. Tänan teid kuulamast, soovin edukat andmete esitamist ja ma annan sõnajärje praegu Reet Roosalule tagasi, et siis avada küsimuste ja vastuste voor.